soul and my true collectible. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul and my true collectible. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air. Kuulajad ja kuulate Ausad naised podcasti, mina olen Elis ja näete, me oleme pildis ja juba teist korda, et ülivinge on olla siin, põnev on siin ruumides olla ja minul on külla tulnud kaks väga säravat naisterahvast, kellega ma olen tegelikult põgusalt juba varasemalt kokku puutunud. Olen nendega tegelikult saadet kunagi salvestanud, ma ei teagi, kas see võis olla nagu aasta aega tagasi või võib-olla natuke rohkemgi, aga jah, mu teekond teiega algaski ju Ausad meeste alt nii-öelda, salvestasime seal saadet ja sealt jäite mulle meelde ja nii säravad nagu naisterahvad ja see bränd nimega Sina raamat vist pärast seda, kui ma selle raamatu sain, oli mul kapi peal üsna pikalt ja siis nüüd ma olen selle nagu kätte võtnud terve 2022 aasta. Ma seda mingi niimoodi vahelduva eduga ikkagi nagu tegin ja pusisin ja kirjutasin, et ja nüüd ma uuesti tunnen tegelikult, et ma vajan ümberkirjutamist, sest et mu nagu ideed ja mõtted on nagu täiega nagu muutunud ja ma tegelikult mõtlengi, et kas üldse peabki persooni brändingu olulisusest enam nagu rääkima, sest et olete tublisti tööd teinud sellega ja aeg on nii palju edasi läinud ja et vist enamus juba teavadki, et me ise indiviidina olemegi bränd ja me ise saamegi seda mõjutada, kuidas teised meid nagu näevad ning millised väärtusi me edasi kanname. Igatahes tere tulemast, Olesia Saue ja Evelin Org. Tere ka meie poolt. Ja vastuseks sinu küsimusele ma arvan, et meil on ikkagi veel päris palju teha, sest endiselt, kui me küsime koolitustel inimeste käest, kas sul on persoon ja bränd, siis väga vähesed julgevad niimoodi väga kätt tõstagi, kätt tõsta, et see teema on kindlasti muutunud populaarsemaks. Aga ma võiks öelda, et on tänapäeval tõesti hädavajalik tööriist igale inimesele, kes tahab oma karjääri teha, oma ettevõtlust alustada. Et kui ta sellel hetkel, mil me seda raamatut kirjutasime, ilmus aastal 2019 detsembris, siis oli see võib-olla selline nice to have asi, siis nüüd aastal 2023 see on hädavajalik. Ja ma ütleks samuti, et ilma selleta enam nagu ei pääsegi, sa pead ikkagi, kui sul ikkagi sotsiaalmeediani sa tahad seal nagu välja paista, sa pead selle peale kuidagi nagu mõtlema, et teistmoodi ei saagi. Ja pigem võib-olla läbimõeldult neid asju teha, et teha saab ju ka niimoodi suhteliselt suvaliselt ja kujundadagi seda enda kuvandit siis nii-öelda üsna mitte teadlikult, aga pigem kui sa kuhugi tahad jõuda või sul on mingisugused sellised suuremad eesmärgid, siis kindlasti tasub seda teadlikult teha, et mul on hästi hea meel, et sa ise ka selle 2022 ette võtsid, et võib-olla küsiks sult ka, et mis siis kõige suuremad väljakutsed olid, et miks sa nii kaua aega võtsid selle läbitöötamiseks? Ja ma ei teinud seda tõepoolest läbi nii, nagu teil see veebiakadeemia üles ehitatud on, et mingi 7 nädalat või palju. No see on selline soovituslik täpselt, et siis sa lähedki hooga. Mul tulid mingid sellised stopid, nagu ma täpselt ei teadnud veel, mis see minu nagu teenus on ja see on nüüd aega pikku nagu kujunenud ja nüüd on nagu väikselt selgus käes ja nüüd ma saan nagu vaikselt hakata tulema välja ja tean seda võib-olla enda selliseid külgi ja et mis seal võib-olla minu jaoks raske oligi, see väärtuspakkumise osa kindlasti oli üks väljakutsuvaid osasid ja siis seal muidugi see strateegia või see nagu teine osa seal oli ka midagi, kus ma jäin veel natuke niimoodi, et mis see võiks täpsemalt olla. Aga rääkige, kuidas teil läinud üldse on nagu, et meil on väga niimoodi põnevalt läinud, et eks me ise ka ju pidevalt enda persoonibrändi arendame koos sellega, et me kõikidele teistele räägime, et kuidas seda teha võiks, et mina olen vahepeal ettevõtluses ühe exiti teinud näiteks, mis oli väga, müüsin oma ettevõtte siis ühe maha
mis oli väga põnev selline kogemus ja siis kindlasti see võimalus tuli minune väga palju ka selles, et ma nähtav olin, et ma nii-öelda oma ettevõtte brändi väga palju panustasin, et selles mõttes mul on endal väga hea näide, et kuidas seda siis kui palju kasu sellest tegelikult on ja nüüd me Olesiaga kirjutame juba teist raamatut. ja peaks see aasta valmis saama. Avaldate ka natukene või? Me oleme viimaste aastate jooksul teemast persoonibränding hästi palju rääkinud ja hästi hea meel on näha, et järjest rohkem ettevõtteid näeb ka vajadust tegeleda oma töötajate persoonibrändidega ja uus raamat räägibki sellest, kuidas integreerida korporatiivbrändi ja tööandja brändi ja siduda seda töötajate persoonibrändidega selleks, et inimesed teist poolt organisatsiooni näeks ka seda, kui ägedad inimesed ja kui äge kultuur on selles organisatsioonis. Jah, sest seal on ju see, et ühelt poolt on kogu see persoonibränding hästi oluline neile, kes on freelancerid, kes tahavad oma ettevõtet teha, kes tahavad oma äriga alustada, et ilma selleta sa ei saa, sest see annab sulle tegelikult nii palju sellist tasuta turundust, milles muidu maksaks väga palju ja sul võib-olla seda eelarvet ei ole. Aga teine pool ongi see, et kui sul on suur ettevõte, kus on palju ägedaid töötajaid ja sul on vaja jätkuvalt seda ägedat tiimi kasvatada seal, et ettevõtet kasvatada, siis tegelikult sa saad sellise win-win olukorra luua, kui sa esiteks võimestad neid töötajaid, et aitad neil oma persoonibrändi luua ja nemad siis samamoodi aitavad jällegi seda ettevõtte brändi tugevdada, nii et väga põnev. Ja eks nad on omavahel täiega ühendatud ka, et mõned läbi selle ju saavadki nagu aru, et see on väga huvitav ettevõte, võib-olla tahakski seal nagu töötada, et see toob vaata inimesi nagu lähemale, õigeid inimesi tegelikult kutsub, õige nii-öelda aus persoonibränding, ma arvan. Ja kõige parem võib-olla mõõdupuu ongi see, et täna minult küsitakse hästi palju, et kuule, et ega teil ei ole ühtegi vaba töökohta, et ma olen mõelnud, et tahaks mingisugust kannapööret teha ja teil tööle tulla. Et see on nagu mu meelest kõige parem mõõdupuu, et kui inimesed ise võtavad ühendust, isegi kui sul ei ole võib-olla mingit tööpakkumist väljas. Aga järgmine tase on see, et sul on tööpakkumine ja sul tuleb väga palju häid kandidaate. Et kõige keerulisem on see, et kui tööpakkumine on väljas ja kedagi ei tule, on ju, et siis peab nagu väga korralikult nagu mõtlema, et mis see probleem on. Ja tänapäeval paljuski tänu sotsiaalmeediale teistpidi tegelikult ei saa, sest sotsiaalmeedia on üles ehitatud inimeste vahelisele suhtlusele ja ettevõtted saavadki seal eristuda ja läbi välja paista ainult siis, kui nad näitavad oma inimesi ja saavad läbi selle ettevõtte brändi inimlikustavad. Ja ma olen täiega nõus, et see on kindlasti tagab sellise inimeste nagu huvi sellele ettevõtte juurde nagu tulekul. Ja mitte ainult töötajad, vaid see ju kutsub ka nii-öelda sinna kliendid, koostööpartnerid, investorid. No jah, business to business ka nagu. Et mida iganes sul vaja on, et tegelikult see aitab nagu kõike sul saavutada põhimõtteliselt. Ja see aitab suurendada ettevõtte nähtavust, sest töötajatel on oluliselt suuremad võrgustikud sotsiaalmeedias kui ettevõtetel ja seal on juba see usaldus olemas. Mul on üks klient, kellele meie agentuur on hästi pikalt teinud sotsiaalmeediat, on eelmisel aastal kaasanud mõned brändisaadikud ja suurest ettevõttes on väga väike protsent, alla 10 inimese ja just eelmisel nädalal me vaatasime statistikat ja selle ettevõtte nähtavus on kasvanud 1141%. Et kui me raamatut kirjutasime, siis selline globaalne keskmine on 561%, ehk siis see tegelikult on kordades suurem. Ja arvestades, et see on väga väike protsent ettevõtte töötajatest ja ka võib-olla mitte 100% panustame, aga isikesed sammukesed tegelikult
toovad väga-väga suuri tulemusi. Ja nii lahe nagu et seda saab mõõta nagu, Jaa. et sa nagu niimoodi protsendiliselt Täpselt. välja tõid. Ja täna tegelikult me näeme väga hästi, et väikesed ettevõtted ja just alustavad ettevõtted väga tihti saavad nagu veel parema nähtavuse kui suured korporatsioonid ja mis tähendab, et täna on parim aeg nagu oma ettevõtte alustamiseks, sellepärast et noh, kui sa ise oma asja südamega teed, siis sa pead pildis olema, et saada kliente ja koostööpartnereid ja kasvatada oma tiimi. Aga suures organisatsioonis tihti sellega läheb natukene aega, et nii-öelda seal on rohkem võib-olla reegleid, peab asjad natuke rohkem läbi mõtlema ja nii edasi, et siis väikesed tihti saavad eelise, aga suurtel see potentsiaal, mida saaks kasutada, on lihtsalt meeletu, et sellega me täna Ja ma arvangi, et jah, just, et mida teie nagu teavitate, et milline on see potentsiaal, inimesed ei teagi, et nagu milline see potentsiaal võib olla. Ja seal on hästi palju selliseid win-win lahendusi kõikidele osapooltele, sest lisaks turundusele ja puhtale brändingule me näeme seda, et sellised teadlikud programmid aitavad inimesi võimestada, siis ettevõtted aitavad oma inimestel leida tähendust oma tööle, sügavamat tähendust, personaalsemat tähendust, üles leida see töökirg, mis tavaliselt on justkui täiesti eraldiseisev asi, et inimesed tihti arvavad, et kirg võib olla ainult väljaspool tööd, aga kui me mõtleme selle peale, kui palju aega me tööl veedame, siis meil võiks olla ikkagi seesama energia ja power ka tööasjades. Samas üks võib-olla kõige olulisematest uuringutest meie jaoks, mis meid motiveerib tegutsema, on Gallupi uuring, mis näitab, et 85% töötajatest ei ole rahul või lausa vihkavad oma tööd, mis tähendab seda, et see tööpõld on väga-väga suur, aga ka potentsiaal on meeletu. Varsti tahate, et see protsent oleks siis mis? No igatahes parem, eks ole. Tagurpidi võiks olla. olla. Võib-olla jah, kas või tagurpidi, aga mida väiksem, seda parem. Ja üks pool on see, et töötajad saavad nii-öelda sära silmadesse, päriselt saavad teha seda, mida nad tahavad. Aga teine pool on see, et kui vaadata ettevõtte seisukohast, siis õnnelik ja kirglik töötaja on nii palju produktiivsem ja kui sul on produktiivsed töötajad, sa lihtsalt suudad nii palju kiiremini kasvada ja nii palju ägedamaid asju ära teha, et tihti meie juurde ettevõtte võib-olla juhid tulevadki hirmudega, et kuidas me siis nüüd oma töötajatest teeme need valdkonna tippeksperdid, et kuidas me saame seda teha, et siis konkurendid tulevad ja võtavad nad kohe üle, kui nad nii nähtavad ja tublid on. Aga tegelikult see ongi see, et sul peavad töötama õiged ja õnnelikud inimesed. Et loomulikult, et kui nad lõpuks saavad aru, et see ei ole nende ettevõte, siis nad lähevad mujale, aga sa ei kaota midagi, sellepärast et sa saad asemele õigema inimene, see, kes on produktiivsem, samamoodi see inimene, kes lahkub, nii-öelda leiab mingi ägedama töö. Aga väga palju on neid, kes kindlasti armastavad seda tööd, jäävad tööle, aga leiavad parema tähenduse. Ja tähenduse leidmine on see võti tegelikult, ma arvan küll. Te mainisite ennem küll, et te olete enda persooni brändi ka kujundanud või ma küsikski, et kuidas teie nagu teadlikult siis enda persooni brändi kujundama hakkasite ja kuidas te siis läinud on siin mõne aastaga võrreldes võib-olla? Tegelikult selle enda persooni brändiga ma arvangi on nii, et miks see teema meile Olesiaga huvi hakkas pakkuma, et esiteks Olesia oli võib-olla sellises olukorras, et ta sai lapse just ja kõik naised, kes saavad lapse, tekib väike selline identiteedikriis on ju, et kes sa siis oled, et oled sa siis ema või oled sa siis ettevõtja või kes sa siis täpselt oled on ju. Ja minul tegelikult tekkis samamoodi, et ma tahtsin nii-öelda palgatöölt ära tulla, ettevõtjaks hakata ja siis sul tekib tegelikult samamoodi, et sa oled nagu olnud väga pikka aega ühe korporatsiooni nagu nägu ja siis järsku sa alustad midagi ise ja siis sa mõtledki, et issand, aga kes ma siis tegelikult olen. Et tundub kuidagi nagu veits imelik, et ma nüüd lihtsalt alustan täpselt samamoodi edasi. Et siis tegelikult need sellised elumurrangulised hetked, ma ei tea, kui sa saad lapse, kui sa vahetad töökohta või ma ei tea, alustad midagi, need on sellised kõige vingemad perioodid elus, et kus sa tegelikult saad korraks üle vaadata kõik nii-öelda selle aasta Z-ini, et
kes sa siis tegelikult oled, mis väärtust sa pakud ja siis enda jaoks selle uuesti paika panna. Ma arvan, et see oli see motivatsioon, et me alguses ise alustasime ja siis hakkasime ka nii-öelda, nägime seda potentsiaali ja hakkasime sellest rohkem rääkima ja siis lõpuks ka kirjutasime raamatu ja teeme koolitusi. Ja ma arvan, et meie näide on just väga hea selle koha pealt, et inimesed tavaliselt hakkavad nende küsimustega tegelema siis, kui on häda käes, et ongi vaja teha midagi teistmoodi, sest vanamoodi enam ei saa. Aga täna me näeme seda, et mõistlik on alustada just siis, kui sa oled osa sellest organisatsioonist, kui sul on see platvorm ja usaldus ja siis, kui sa liigud ja teed midagi uut, siis sa tegelikult saad jätkata ja kasutada kõiki neid asju, mida sa oled loonud. Sest täpselt sama asi, millest sa rääkisid, et sa oled nüüd uuesti võtnud seda raamatut kätte. Mina teen seda hästi tihti, et ma olen selline õppimisjunkie, et ma kogu aeg õpin ja täiendan ennast, mis tähendab seda, et ka minu nii-öelda teenuste portfelli kogu aeg lisandub mingeid uusi asju. Kui ma keskenduks oma persooni brändi loomisele alguses ainult teenuste peale, siis ma sisuliselt peaks iga poole aasta tagant seda kõike muutma. Aga kui ma lähtun sellest, kes ma olen ja loon seda persooni brändi enda identiteedi peale, mõtlen ka selle peale, et kuhu ja mis suunas ma tahan areneda, siis kõik asjad, mida ma juurde lisan teenuste mõttes, nad on hästi loogilised, nad on seotud minu väärtustega, nad on seotud minu miksiga ja siis, kui see on selge minu jaoks, siis see on selge ka teistele inimestele ja siis tegelikult see loobki sellist unikaalset eristumist ja väärtuspakkumist, sest see terve see kombo, mida ainult mina näiteks saan pakkuda, aitab mul ka enda teenuseid müüa. Ilma selleta, et ma peaks neid müüma traditsioonilises mõttes. Ja praegu me räägime nii palju nagu sellest müümisest ja nähtaval olemisest, aga üks selliseid suuremaid müüte võib-olla, mida inimesed nagu arvavad persooni brändingust ja võib-olla mis natukene ka hirmutab, ongi see, et kui sa justkui arendad oma persooni brändi ja kujundad seda teadlikult, et see tähendab, et sa pead olema avaliku elu tegelane ja sus pead teadma nagu terve Eesti või terve maailm. Tegelikult see nagu on kõige suurem vale arusaam. Ja me mõtleme, et meil peab olema hullult palju jälgijaid kogu aeg, et tegelikult ei pea olema, tulevadki need õiged inimesed läbi persooni brändi tegelikult sinu juurde, nad tulevad energia pärast ju tegelikult. Ja, et neid võib olla, võib-olla sul on vaja ainult, ma ei tea, 20-30 oma valdkonna tegijat, kes peab sinust teadma ja sellest piisabki, aga sa pead lihtsalt selle läbi mõtlema, kes peab sust teadma ja kui nii-öelda suur mõju ulatus sul peaks olema, et kas piisab sellest 30 inimesest või on sul vaja 300, on nad kõik Eestis, on nad Tallinnas, on nad, ma ei tea, võib-olla hoopis kuskil Põhja-Euroopas on ju, et oluline ongi enda jaoks nagu tegelikult see kõik läbi mõelda, et see nagu kõikide asjade puhul, et siis kui sa tead, mida sa tahad, siis nagu seda saavutada on väga-väga lihtne, aga kõige suurem probleem reeglina ongi see, et ei võeta aega, et mõelda läbi, mida ma siis tegelikult tahan. Ja võib-olla isegi teatakse seda üldist nagu sellist visiooni nagu, et mida ma tahan, on ju, aga need siuksed väiksed detailid, mis seal Veebiakadeemias ka tulid nagu esile, siis nagu nende peale sa ikkagi igapäevaselt nagu ei mõtle või sa nagu ei oskagi nagu nende peale niimoodi tulla või siis see nagu Veebiakadeemia tõepoolest nagu paneb nagu sellistesse kohtadesse mõtlema, mis pärast on persooni brändingu kasvuks nagu vajalikud kohad või sellised väga olulised kohad. Ja need on tegelikult ju ülilihtsad küsimused, aga sellised, et vaata tekib tunne vahepeal, et viskaks nagu kõik selle nurka on ju. Just, et ei oskagi midagi kirjutada, täiesti blank on ja et paneme nüüd kuskil ära vaata. Ja aga mida ausam sa enda vastu oled, seda lihtsam on sul seda teha ja ega see persooni bränd ei ole mingi asi, mida sa saad ükskord teha ja siis see jääbki selliseks. Just, et see on kogu aeg muutumises nagu ja et
annab lihtsalt, kui tihti teie siis üle vaatate nagu seda või läbi mõtlete, kuidas see mingi intervalliga see ma tuleb? arvan, et eks meie, kuna me jooksvalt sellega tegeleme, siis me oleme kogu aeg selle sees, aga võib-olla minu jaoks võib-olla on sellised aastalõpud ja algused sellised perioodid, kus rohkem natukene läbi mõtled oma järgmise aasta plaane ja kuhu suunas sa tahad liikuda ja võib-olla siis sellest lähtuvalt siis teed mingisugused korrektiivid, kui on vaja teha. ja me räägime küll siin mingist veebiakadeemiast, aga võib-olla mõned inimesed üldse ei tea, et millest me nagu räägime, siis kellele see mõeldud on ja mis seal nagu õppida saab siis? Ja see tegelikult tuli hästi loomulikult nagu ka meie raamat, et raamat sündis nii, et me hakkasime koolitusi tegema ja oli vaja siis sellist nii-öelda materjali ja siis, et jõuaks ka rohkemate inimesteni, siis me tegime sellise materjali, et sa iseenesest ei pea koolitust läbima, aga sellest tuli soov, et väga paljud tahtsid ikkagi koolitust läbida ja kuna siis COVID hakkas, siis me tegime ta virtuaalseks, aga nüüd me isegi plaanime osasid selliseid päris maailma koolitusi, jälle selliseid suuri avalikke, et kuhu saab tulla. Suuremaid siis nüüd või? Ja, et meil nüüd on aprilli alguses üks selline plaanis, et kus siis saab nagu ka füüsiliselt kuskil nii-öelda koolitusklassis jälle olla ja selle teema läbi võtta, sest inimestel on kõikidel erinevad soovid, et kes tahab ise sellega tegeleda, sellele sobib raamat, kes tahab nii-öelda veebis seda jälgida ja kuulata, et kes on sellised podcasti usku, et need saavad seda veebiakadeemiat läbida, aga on ka neid, kes tahavad nii, teeme nüüd hommikust õhtuni, teeme koos kõik ära ja siis on tehtud, on ju, et see algus saada, et siis nendele sobivad kindlasti need sellised võib-olla saali kick-offid. Ja meie eesmärk on pakkuda erinevaid võimalusi, sest inimesed õpivad erinevalt, aga ka teistpidi need kõik erinevad võimalused omavahel integreerida. Et siis Veebiakadeemia on väga heaks kaaslaseks sellele raamatule, aga seal on ka palju uusi asju ja uusi materjale ja üks hästi oluline asi, mis raamatuga ei kaasne, aga akadeemias on see olemas, on vastutuspartner ja teised inimesed, kes samal ajal seda akadeemiat läbivad. Ehk siis see tunne, et see ei ole üksi, see võimalus küsida küsimusi, testida teiste peal oma vastuseid, et see on kindlasti üks väga oluline lisaboonus. Ehk siis nagu me kõik teame, teadmistest ei piisa siis, kui sa neid reaalselt kasutusele ei võta. Ja sa korraks küsisid alguses veel seda, et kellele see mõeldud on ja kui sellele vastata, siis tegelikult absoluutselt igaühele, sest et tihti meiega võtavad inimesed ühendust, kes ütlevad, et teate, et ma ei tea, mis nüüd saab, et ma tegelikult ei tea veel, mida ma teha tahan, et ma pean vist ootama nii kaua, kuni ma tean ja siis hakkan selle teemaga tegelema. Tegelikult ei ole, vaata, nagu sa alguses rääkisid ka, et sa võid ka kõigepealt hakata läbi mõtlema, et mis see sinu persoonibränd on ja selle põhjalt, sinu väärtuspakkumise põhjalt võib tulla sul üldse mingi äge äriidee või mingisugune äge asi, millega tegeleda või siis vastupidi. Vahepeal mulle tundus kõige alguses, et ma nagu kirjutasin mingeid siukseid sõnu, mis et need olid lihtsalt nagu välja punnitatud minust kuidagi, vaata, et peab kirjutama, vaata, et küsitakse seal ja siis ma panen midagi kirja. Aga hiljem ikka tuli nagu niimoodi kerguses ka, et jah. Aga see on hästi oluline, et sa kirjutad kõik need erinevad mõtted välja, sest miks see küsimus ja vastus sellele küsimusele, kes ma olen, nii raske meie jaoks, on just sellepärast, et meil, eriti naistel, on nii palju erinevaid rolle ja teiste poolt pandud ootuseid, et väga tihti unustamegi enda südame häält ja ei teagi väga hästi, et kes ma siis olen ja mida mina päriselt teha tahan. Ja meie jaoks persooni bränding ongi kaks poolt, et üks on väga tugevalt seotud enese arenguga, siis kõik teemad, mis puudutavad sind ja kes sa oled, mida sa oled saavutanud ja kuhu sa edasi tahad liikuda ja teistpidi ka turundus, et kuidas sa siis seda enda unikaalsust saad ka teistele kommunikeerida.
iga inimene leiab sealt seda olulist osa, et osad tulevadki niimoodi, et neil on vaja iseendast aru saada, teistel on võib-olla see arusaam juba olemas, aga nad ei tea täpselt, et mis nurga alt, mis kuidas kanalites nagu väljuda, kuidas minna nagu inimeste ette ja et seal on nagu sellised erinevad kohad. jah, ja võib-olla selline kõige ebameeldivam teema väga paljude jaoks on just selline müügi ja turunduse tegemine. Aga kui sa ise oled ettevõtja ja tahad midagi ise teha, siis sa sellest ei pääse tegelikult ja persooni bränding on üks selline võimalus, et kui sa saad teha seda müüki ilma sellise müümata, et selline vanakooli müük, kus ma ei tea, Eskimole müüdi, lund lihtsalt määriti pähe, et selline on ammu juba õnneks ajalugu, et tänapäeval inimesed ikkagi teevad oma otsuseid väga palju väärtuste põhiselt, väga palju selle põhiselt, nagu sa mainisid ka, et milline on su energia, et ma tahan sinuga koostööd teha, et õigete inimestega, et siis persooni bränding annab selleks hästi palju võimalusi, et sa leiad õiged kliendid ja õiged kliendid leiavad sinuga. Ja see paistab nagu kohe välja, kui inimene teeb südamega ja hingega tegelikult asja, siis ka nagu koostööpakkumised ja muud tahavad kohe tulla su juurde vaata. Aga teil on see raamat ka inglise keeles, see tuli nagu hiljem, kuidas sellel läinud on? Ingliskeelne raamat jällegi tuli vajadusest, sellepärast et Eestis on nii palju selliseid ägedaid ettevõtteid, kellel on nii rahvusvaheline tiim, et kui me neid koolitusi tegime, siis meil oli hästi võib-olla ebaviisakas anda siis kõikidele eestikeelsed raamatud, kuigi osad rääkisid inglise keeles ja me teeme hästi palju koolitusi ka inglise keeles, et siis kasvaski sellest vajadusest välja, aga täna muidugi see raamat on rännanud nagu igale poole, alates Indiast kuni siis ma ei tea, Ameerikani. Wow. Jaa, see on oma elu hakanud elama, aga üleüldse selle raamatu nii eestikeelse kui ka ingliskeelse raamatu lugu on kindlasti ka meie enesearengu ja lavale astumise ja hirmudest ülesaamise lugu, sest siis, kui me eestikeelset raamatut hakkasime kirjutama, siis eks meil oli väga palju küsimusi, et kuidas see siis välja tuleb ja kellel ikka seda vaja on ja mida teised siis arvavad. Ja... See on nii tüüpiline, kui sa välja tuled. Ma eile tegin oma esimest sellist naisteringi, kus me tantsisime ja nii edasi. Ja kohe hakkas mul ka tulema need filtrid peale, et kas neil üldse meeldib see, kas see on vajalik ikka neile. Siuksed kõhklused ja kahtlused kohe nagu tulevad, kui sa hakkad enda väärtust nagu välja andma, vaata. Aga see on nii naljakas, et see tegelikult on kõikidel inimestel, et me oleme rääkinud ka väga vingete tippjuhtidega, me oleme rääkinud oma valdkonna tippekspertidega, kõikidel on see nii-öelda sündroom olemas, et kes ma siis tegelikult olen, et ma seda teemat üldse räägin või kuidas ma julgen öelda, et ma olen ekspert, sest mis on suur probleem, ongi see, et kui sa tead väga vähe, siis nii-öelda see teema, mida sa tead, ongi pisikene, aga mida rohkem sa oma teemast tead, seda rohkem sa saad ka aru, et kui palju sa tegelikult veel ei tea, sellepärast, et kõik teemad on väga-väga laiad, on ju, ja siis... Ja huvitav paradoks ongi, et mida rohkem inimesed oma valdkonnast ja teemast teavad, seda rohkem neil kõhklusi ja kahtlusi on. Ongi siis... nii, ma mõtlesin just vastupidi, et kui ma tean väga palju, et siis mul on enesekindel nagu minemaks inimeste ette ja avalikult esinema. Pigem öeldakse, et ignorance is a bliss, siis ja selle kohta on ka uuringuid tehtud, et siis kui inimesed teavad mingist valdkonnast hästi palju või on mingi teemaga hästi palju tegelenud, siis nad on väga avatud uutele mõtetele ja nad väga kiiresti tunnistavad, et jah, see ei ole õige, et ma olen eksinud, et on olemas teised arvamused. Aga siis, kui inimene ongi näiteks ühte raamatut läbi lugenud, siis ta jääb väga kindlaks oma teadmiste kinni ja siis ta ei usu ka, et teistmoodi on võimalik. Ehk siis me näeme seda persooni brändingus ka, et inimesed, kes alustavad võib-olla nullist, neil on selle koha peal lihtsam, neil võib-olla ei ole ka midagi kaotada, et kui inimesed on aastakümneid oma nišis, omamoodi tööd teinud, siis astuda teistpidi lavale ja proovida midagi uut on palju hirmutavam, siis võib-olla on rohkem ka kaotada. Aga üleüldse persooni brändiga ja persooni brändinguga ongi seotud hästi palju alateadlikke hirme, et
see lavale astumine ja enda mõtete teistega jagamine on hirmutav, aga jällegi paradoks, et mida rohkem sa iseenda mõtteid ja tundeid, emotsioone jagad, mida rohkem sa räägid enda lugusid, mitte ainult õnnestumiste kohta või ebaõnnestumiste või õppetundide kohta, siis seda enam sa tegelikult teiste inimesi kõnetad ja seda rohkem nad saavad samustada sinuga. Ja ma olen nõus, et see paindlikkus on hästi oluline tegelikult persoonibrändingu puhul, et sa ei jääks nagu enda mingisse kindlasse sisse raiutud radaviisi, vaid sa nagu natukene avardaksid ennast, et väga paljud inimesed on ju spetsialiseerunud väga nagu kindlale asjale niimoodi ja siis kui tuleb mingi teistsugune vaatenurk, et siis mõnikord tuleb neid plokk ette, et noh, see on tõesti hästi psühholoogiline, et sa saad tundma ennast hästi palju selles protsessis. Jah, see ongi nagu võikski öelda nagu eneseareng ja noh, tänapäeval kui võtta ka ettevõtteid, et siis kõik viimased uuringud näitavad, et ka töö rahuloluga on väga tugevalt seotud just see, et inimesed tahavad areneda, tahavad nagu ennast rohkem tundma õppida ja tahavad nii-öelda areneda, et mitte lihtsalt teha hommikust õhtuni seda tööd, milleks neid tööle võeti, vaid tahavad selle juures ka pidevalt areneda ja noh, see on ideaalne variant, et sa päriselt mõtledki läbi, et kes sa siis oled, kuidas sa oma neid võtmetugevusi kõige paremini kasutada saaks ja siis nii-öelda päriselt neid rakendad. Ja kui te olete inimestega nagu, lähemegi võib-olla siis selle enda miksi leidmise kirja juurde, et kui te olete nagu inimestega tööd teinud, mis siis on takistanud seda miksi leidmist näiteks? Ma arvan, et inimesed lihtsalt ei ole selle küsimuse peale mõelnud. Jaa, tõsi. Kui sa mõtled laste peale, siis noh, umbes kuni 7.–8. eluaastani nende põhiküsimus on miks. Aga täiskasvanutele see küsimus väga ei meeldi, sest see küsimus on väga ebamugav ja sellel on väga keeruline vastata. Noh, coachingus näiteks proovitakse üldse seda küsimust vältida, sest see võib tekitada agressiooni blokeerida. Aga see on hästi oluline küsimus, sest see aitab sul jõuda päris asjadeni. Aga sellele küsimusele tasub otsida vastuseid ja iga inimene, kui ta leiab seda õiget vastust, siis ta saab sellist sisemist motivatsiooni, mis aitab tal edasi liikuda ja kirg ja miks on omavahel ka hästi tugevalt seotud. Hästi tihti inimesed, kes on leidnud enda kire üles, leiavadki seda miksi selles missioonis, et see, et ma olen kirglik selle teema suhtes, et kuidas siis teised sellest saavad võita, kuidas ma saan maailma parandada, et mis teemad maailmas mind kõige rohkem kõnetavad. Aga miks on oma olemuse poolest hästi egoistlik küsimus ja see töötab ainult siis, kui sa oled üles leidnud mitte sellist poliitiliselt korrektset miksi, et mida on hea teistele välja öelda. Just, et teile ju meeldivad sellised vastused, ma ütlen seda varem. Aga just see miks, mis sind ennast kõnetab ja inimesed tunnetavad seda ära ja mida egoistlikum see on, seda parem, et seda teist poolt on alati sinna võimalik juurde lisada. Ja mõni tahabki võib-olla karjääri teha, mõni tahab rohkem keskenduda oma perele ja kõik vastused on õiged siis, kui see on sinu sees tulnud vastus. Jah, ja võib-olla meie vaatajatele kuulajatele anname sellise toreda ülesande, et kuidas siis enda miksi üles leida, et kõige lihtsam moodus selleks on loomulikult, et sa võtad sellise aja enda omaette ja siis võtad näiteks, ma ei tea, 10 postitit ja kirjutad sinna peale kõigepealt mõtled, et miks sa teed seda, mida sa teed. Kirjutad sinna vastuse ja siis hakkad küsima järgmistel postititel, aga miks? Ja siis kirjutad vastuse, aga miks? Kirjutad vastuse ja lähed sügavamale ja lõpuks, kui sul tekib selline ring, öelda, et sul tulebki kogu aeg see sama vastus, siis tõenäoliselt sa oled leidnud selle õige, aga see võib aega minna, eks ole, aga võib tulla ka väga ruttu.
keskmiselt võtab see aega kuni 2-3 tundi ja mõnele võib-olla on neid post-it'id vähem vaja, mõnele rohkem, aga seda saabki kirjutada ka lihtsalt paberile, et sa hakkad sellele küsimusele vastama, ja inimesed tunnetavad ära seda õiget vastust ja siis vastus ongi selline, et selle kohta ei saa enam küsida miks, sest see lihtsalt nii on. Ja, tõsi. Inimesed mõned ütlevad ka, et mul ei ole enda kirge. Kuidas siis seda seisundit endas võib-olla kultiveerida? Sa tõid välja küll, et tegutsedes ja motivatsioon ja on sellega seotud, aga asi ongi selles, et inimesed otsivad seda valmis produkti, et kuskil on see unikorn, see minu kirg olemas, aga täpselt samamoodi nagu tugevuste puhul, tugevused on töö ja arengu tulemus, siis kirg kasvabki välja huvidest ja kirg kasvab välja tegevustest, mis sulle meeldivad. Ja siis, kui sa ei tea hetkel, mis su kirg on, siis sa peakski vaatama neid asju, et mis pakuvad sulle huvi sulle nii palju, et sa tahad selle kohta rohkem teada, rohkem uurida, kuulata podcast'e, millest sa tahad teistele rääkida ja jällegi, mis tegevused annavad sulle energiat, mis tegevused võtavad sulle energiat ja mida rohkem sa selle teemaga tegeled, seda kirglikumaks sa selle teema vastu muutud, sest mida paremaks sa saad, seda rohkem ka tegelikult sa naudid. Ja teistpidi, väga paljudel inimestel, näiteks mul, võib olla neid kirge väga palju ja see on ka okei. Et sul ei pea olema üks kirg, mis on elu lõpuni üks ja sama. Et nüüd, kui ma selle kire nüüd siin persoonibrändingu raamatus üles leidsin, et nüüd see jääbki minu kireks on. Et tegelikult ongi see väga äge, et sellel on täiesti oma nimi, et multi-passionate, et sul võibki olla väga palju neid kirgi. Aga kuidas siis neid aidata, kes täna tunnevad, et issand, et aga mul ei ole kirge. No mina ei usu, et teil ei ole kirge, et ma arvan, et siis tulekski võtta näiteks jällegi üks paberileht ja mõelda oma nädala peale. Iga päeva õhtul näiteks paned kirja, et mis oli sellel päeval kõige ägedam asi, mida sa tegid, mis sulle kõige rohkem energiat andis. Sest kui sa tegeled selliste asjadega, mis on sinu jaoks nagu sellised ägedad kirglikud asjad, siis sa saad tohutu energialaksu ja siis sa saad ka selle võimenduse, et teha seda veel produktiivsemalt, veel nagu rohkem, tõelise naudinguga ja sulle meeldib väga-väga-väga see, mida sa teed. Ja kui sul ei ole see päev, ei leia iga päev selliseid asju, siis ürita teha mingisuguseid erinevaid asju, et testi lihtsalt, et võib-olla sa ei ole üles leidnud, et mida sulle siis päriselt meeldib teha. Mõtle oma tugevustele, milles sa võiksid hea olla, kui sa ise ei tule selle peale, et mis need nii-öelda sinu superpowerid on, siis küsi oma tuttavatelt, sõpradelt tagasisidet, et kindlasti ma arvan, et igaühel on selline kirglik teema olemas, aga tuleb natukene analüüsida ja võib-olla süüvida ja natukene kaevuda, et see üles leida enda jaoks. Ja kindlasti kuulata oma häält, et kui mingi teema sind kõnetab, mingi valdkond jääb sulle silma, siis ikkagi minna ja uurida ja vaadata ja katsetada ja siis kindlasti ei ole maha visatud aeg ka siis, kui sellest just sinu täisealine kirg välja kasvab, vaid see viib ka teiste teemadeni. Siis kui tõepoolest oled sellises olukorras, et mitte ükski asi sind ei kõneta, sellel hetkel mitte midagi rõõmu ja ei paku, energiat ei anna, siis lihtsalt hakka uuri oma sõprade käest, et milles suhtes sina oled kirglik ja siis hakka neid lihtsalt katsetama ja otsima enda jaoks sobivad. Jaa, see on nii huvitav. Tegelikult me ei saa, kui me saame sõbrannadega kokku, siis me ei lähe seda küsima, et mis on sinu kirg, et nii otse ei küsi. Aga miks on ju? Jaa, ma mõtlengi nüüd, miks ma ei ole seda teinud või nagu, et jaa, see on nagu avardav küsimus tegelikult, sest et see lööb ka võib-olla mõned inimesed nagu mõtlema või lukku ka samamoodi, et
sa küsid sellist küsimust, et aga noh, võib-olla need ongi sellised teemad, et millele peaks rohkem mõtlema ja siis võib-olla ka see protsent paraneks, see 85%, et noh, mis on endiselt nagu keskmiselt uuringute põhjal inimestest, kellele ei meeldi teha seda tööd, mis nad teevad, on ju, et noh, loomulikult sa pead ju hakkama saama, et kui sul on praegu selline töökoht, mida sul on vaja, et ära elada, siis mõtle oma hobide peale ja võib-olla sa saad kuidagi nagu siduda neid omavahel või rohkem nagu oma töösse sisse tuua neid teemasid, mis sulle väga-väga meeldib teha. Et ja noh, kunagi ei ole ju liiga hilja, et oma kirge leida, et noh, me oleme näinud ka näiteid, ma ei tea, 70-aastastest, et kes siis tulevad alles, sinu koolitustele ka, kes siis alles leiavad ülesse selle, et noh, võib-olla mingi hetk ongi selline periood elus, et kui sa selle teemaga ei ole tegelenud, et aga noh, kunagi ei tasuks alla anda, et see ikkagi tuleks ülesse leida. Vahva tegelikult ja mõtle, mingi vanaema leiab nüüd lõpuks oma kirja üles. Aga miks mitte? Aga ma ütleks küll ja, et see miksi leidmine ja kirg on nagu siukene suur sammas seal persooni brändingu, et see on hästi nagu oluline sammas seal. Aga teine oluline asi on ka lugude jutustamine ja lähekski võib-olla nagu selle juurde, et meil kõigil on mingisugused kogemused, siis kuidas, siis ongi nagu see, tekib see, et kuidas seda rääkida selliselt, et see tekitab teistes huvi ja seal on mingi õpetlik püent, et nad saavad ka sellest vaata mingisuguse inspiratsiooni või mingi tegutsemise, et ma võiks ka nii teha. Ja ma arvan, et lugude jutustamises on mitu asja, et esimene asi on see, et väga paljud alahindavad seda, nagu sa just mainisid, et kas see ikka on huvitav teiste jaoks, aga kui see on autentne lugu, siis inimesi tohutult paeluvad teised inimesed, teiste inimeste lood, et tuleb lihtsalt neid lugusid rääkida. Ja siis teine küsimus, mis meilt küsitakse hästi palju, on see, et aga mul on ju ainult see üks lugu, et mis lugusid ma siis jutustan, on ju, et noh, loomulikult sul on teekonna jooksul mitmeid lugusid, mitte ainult üks, aga sul on lisaks ju veel ka, ma ei tea, oma klientide lood, oma koostööpartnerite lood, nagu igasuguseid lugusid, et noh, lihtsalt tuleb nagu üles noppida need nii-öelda sellised ägedad hetked ja noh, eks neid ole selliseid ka väga vajalikke või noh, lihtsaid mudeleid, et mida siis kasutada, et võib-olla algust teha, et sa nii-öelda leiad selle enda lugude jutustamise formaadi just üles. Ja lisaks sellele inimesed väga tihti arvavad, et sellel lool peaks olema see viimane punkt ja siis on mul justkui õigus rääkida oma lugu, aga teistel inimestel on oluliselt huvitavam ja ka inspireerivam kuulata just sinu teekonna lugu. Siis kui sa oled näiteks minust paar sammu eespool, siis sinu lugu inspireerib mind oluliselt rohkem kui kellegi lugu, kes on minust väga-väga kaugel, sest ma ei suuda selle inimesega samastuda, aga sina oled täpselt samasugune kui mina, sa oled lihtsalt natuke nagu kaugemale edasi jõudnud ja igas päevas on neid lugusid väga palju, ehk siis see on lihtsalt oskus ja harjumus, et sa märkaks asju, mida sa saad ka teistega rääkida, jagada. Ja see lugu ongi sinu nägemus ja see, mida sa oled õppinud. Teistpidi me kõik, väga paljud naised oleme perfektsionistid, me tahame, et ka see lugu oleks perfektne ja ideaalne, aga see, mis teisi inimesi kõnetab, millega nad suudavad samastuda, on lood selle kohta, kuidas sul mingi asi nässu läks ja kuidas sa sellest välja tulid ja mida sa sellest õppisid. See on jällegi väga suur paljude jaoks väga suur samm enda mugavustsoonist väljaastumiseks, et mida siis teised minust arvavad, kui ma ei olegi nii ideaalne naine või ema või töötaja, aga sinu enda kogemused, sellised kogemused, millest sa saad õppida, aitavad sul ennal areneda ja aitavad ka teisi. Jaa, meil on tõesti nagu palju kogemusi, minu jaoks võib-olla ongi see, et mis suunas siis seda nagu rääkida, et erinevas suunas võib ühte lugu ju rääkida, nagu panna fookuse ühte kohta ja fookuse teise kohta, et seal tekib jah see,
et siis see kõik lõpuks kokku lähebki oma nagu selle persooni brändinguga, et mis on see väärtus ja siis sealt niimoodi nagu mudid seda lugu enda. ja mõtled natukene ka, et kellele sa seda lugu siis räägid, et ta saaks samastuda, et ma ei tea, kui ma lähen ettevõtjatele rääkima või investoritele rääkima, siis ma võin rääkida seda, et ma olen 5 aastat tegelenud ettevõtlusega, ehitanud 3 ettevõtet üles, teinud 1 exit'i, aga kui ma lähen persooni brändingust rääkima, siis ma loomulikult räägin, et mina alustasin sellest punktist, et kui mul oli oma nii-öelda palgatöös, kui ma olin väsinud, kui ma ei teadnud, mida ma teen, mul ei olnud ühtegi mõtet, ma ei teadnud üldse, kas ma sobin ettevõtjaks, mul ei olnud ühtegi nagu äriideed ja siis ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et mis on minu tugevused, mida ma saaks teha ja sealt see kõik alguse sai ilma nagu nullinvesteeringuta, et ma lihtsalt hakkasin nagu vaikselt neid kliente otsima ja vaikselt tegutsema ja nii edasi. Et see ongi see, et kellele sa mis lugu räägid ja millise nurga alt, et igaühel meist on ju nii palju lugusid tegelikult. Ja mis võib-olla takistab, on ka see, et meil on enda kogemuse üle nagu mingi hinnang, et see ei ole nagu väärtuslik, see mulle ei meeldi, ma olen iseendas nagu tähele pannud, et tegelikult on väga nagu väärtuslikke kogemusi, aga see ei ole vajalik või nagu, mis see ikka annab, vaata. Ja mul just üks tuttav eelmisel nädalal ütles, et kellel on väga palju ägedaid kogemusi, aga kes ei jaga neid ja siis ma küsisin, et miks ei jaga neid, et jaga neid ikka, et mõtle, et kui on kasvõi üks inimene, keda see lugu aitab, et kui palju väärtust sa sellega tegelikult lood. Siis ta hakkas mõtlema, et issand, et tõesti, et kui see kas või ühte inimest aitaks, et ma peaks ikka jutustama neid lugusid, jah. Et tegelikult ongi nii, et sõltub, et kuidas sa seda võtad. Suhtumine, nii. Ja eks lood on ka erinevad ja lood, mis tõesti väga paljusid inspireerivad, väga paljusid kõnetavad, on just need lood, mida sa oled enda jaoks mitmeid kordi läbi mõelnud, kirja pannud, teistele jutustanud ja sellest loost ja kõige olulisemast aspektist ja sellest õppetunnist on välja koorunud selline siirup. Sest siis, kui me hakkame oma lugusid jutustama, siis tihti meil on väga palju ebaolulist selle loo juures. Aga selleks, et lugu oleks mõjuv, sa pead seda enda jaoks väga selgelt läbi mõtlema, et sa peaks tooma seda inimest sellesse situatsiooni ja siis andma talle ka mingid väga konkreetset ja praktilist soovitust, mida ta võiks sellest loost võtta. Mis ta sellest loost võtab endaga kaasa. Kuhu ta sellega nüüd läheb? Täpselt ja see tähendabki seda, et nagu lugude jutustamisel kõige parem tee on harjutamine. Räägida selle lugu kõigepealt oma sõbrale, oma kolleegile, siis juba räägid võib-olla sotsiaalmeedias ja nii edasi, et mida rohkem sa oma lugusid jutustad, seda paremaks lugude jutustajaks sa saad. Nagu iga asjaga, mida rohkem harjutad, seda paremaks saad. Ja nüüd me oleme tegelikult jõudnud sinna kohta, kus on storytellingu koolitused saadaval. Et põhimõtteliselt saad endale koolitustele minna, et kuidas enda lugu siis kaasaegsemaks siis muuta või põnevamaks muuta. Ma ei tea, mis oskuseid seal kõike nagu õpetatakse, isegi ennast nagu huvitab, et mingil hetkel võiks võtta. Tegelikult on lugude jutustamisel see missioon ja visioon ka oluline aspekt. Ma mäletan seal Veebiakadeemias te mainisite ka seda, et võite võib-olla seda rääkida, et miks see nagu oluline on seal see välja tuua siis, see visioon ja missioon. No missiooni mõttes, eks see mingis mõttes ongi seotud su miksiga, et mida rohkem sa seda sinna sisse tood, et seda olulisemaks see lugu, mitte ainult sinu jaoks ei ole, vaid inimesed mõistavad ka, et miks sa neid asju teed, et see on nagu ma arvan kindlasti üks oluline osa selle lugude jutustamise juures. Sa küsisid enne, et kuidas siis valida seda fookust või nurka, kuidas seda lugu rääkida ja see lugu võibki olla selline nagu raamistik, mis koosneb väga paljudest erinevatest pusletükkidest, väga paljudest erinevatest lugudest, sest iga sinu postitus võib olla üks eraldi lugu, aga kui sa mõtled enda miksi peale, siis sa saad neid siduda selliselt, et nad lõppkokkuvõttes
moodustavadki tervikut ja sa saad leida just või aidata teistel inimestel jõuda just sinna, kuhu sa tahad, et nad jõuaks tänu nendele lugudele, et sul on kõikides nendes lugudes üks läbiv mõte, mida sa tahad teistele anda. Selline läbimõeldud peab see kõik seal olema. No vot, ega ta alguses ju ei pea, et alguses saad lihtsalt hakata jutustama, aga siis, kui sa seda viimistled või kuhugi tahad nii-öelda sellise, tõesti sellise vinge loo ära rääkida, et siis mida rohkem sa seda harjutanud oled ja läbi mõelnud, et seda parem. Ja ma võib-olla lisaks siia juurde ka seda, et kõige mõjuvamad lood on tavaliselt sellised, mida sa ei taha teistele rääkida. Ehk siis need on hästi valusad kogemused ja see võtab väga palju võib-olla sissevaatamist, see võtab väga palju julgust, et sa hakkaks seda rääkima, aga inimesed tunnetavad seda, et see kogemus tuleb südamest, et see on päriselt ja need lood ongi kõige mõjuvamad. Ja kindlasti mina julgustaks kõiki otsima enda elust selliseid lugusid ja mitte kartma neid teistega jagada, sest ühest küljest see aitab sind seda kogemust võib-olla veel paremini läbi elada, omandada kõiki neid õppetunde, mida oli vaja sellest kogemusest omandada ja edasi minna, aga teistpidi seni, kuni sa oma lugu ei räägi, sa ei tea, kui paljusid sa saad aidata ja kui see kogemus on sul olnud, siis ma arvan, et see on oluline, et sa seda teistele jagad ka. Ja kui sa jagad seda, siis väga tihti selgub, et ka teistel inimestel on samasuguseid kogemusi olnud. Ja Olesja pani mind kohe niimoodi mõtteid ragistama, et peab need asjad ära tegema. No täpselt ja väga tasa ja targu niimoodi. Täpselt ja väga hea on ju võtta enda jaoks see nii-öelda väike küsimus, et kui on vähemalt üks inimene, keda ma saan selle looga aidata, siis ma peaks ju rääkima seda lugu, eks ole. Paljud meist tahavad tegelikult olla ju enda elu kaanestaarid, anda midagi endast välja, mis tekitab sellist fulfillment tunnet, millest me tegelikult rääkisime ka siin natuke juba. Mis hirmud teie arvates takistavad seda elu loomaks nagu iseenda ellu, et olla enda elu kaanestaar nii-öelda? No see kõige suurem hirm, ma arvan, ikkagi on see, et mida teised arvavad, kuigi reeglina ju teised tegelevad ka sellega, et mõtlevad, et mida teised arvavad. Et see on jah selline teema, et mis väga paljusid hirmutab, et isegi kui nad on oma valdkonna eksperdid või isegi kui neil on väga põnevaid lugusid rääkida, isegi kui neil on väga põnevaid lugusid raamatusse kirja panna, et ikka sa tunned seda hirmu, et eks need hirmud natukene mõjutavad meid ja kohati päris palju, aga ega seal muud ei ole, kui lihtsalt see esimene samm ära teha, võtta see julgus kokku ja siis nii-öelda mõelda, et kui palju võimalusi seal see annab tegelikult, et kui sa selle sammu ära teed ja sellest nii-öelda sellest hirmust üle saad. Ja tavaliselt hirmud on otseselt seotud meie uskumustega ja kõige tähtsam esimene samm on endale need teadvustada, sest me tihti ei mõtle selle peale, et mida ma siis täpselt kardan. Me lihtsalt midagi kardame ja otsustame mitte seda sammu teha, sest kõik asjad, mis meid takistavad, on tavaliselt pärit meie lapsepõlvest, siis kui meie oleme ühe kogemuse põhjal teinud mingit otsust, et see on ohtlik või teised arvavad selle kohta halvasti, siis me kanname need uskumused endaga kaasa. Siis jällegi enda vastu ausus ja küsimuste küsimine. Mida rohkem sul õigeid küsimusi on, seda lihtsam on leida vastuseid. Ja teinekord me ei märkagi seda hirmu tegelikult enda sees, vaid me lihtsalt juba alateadlikult kuidagi takistame ennast, ei tee neid asju, mis tegelikult vajaksid võib-olla
nii-öelda tegemist või mugavustsoonist väljatulekut, et see on ja suuresti lapsepõlvega seotud, ma olen ise ka ju selle teekonna nagu läbinud, nii et ma tean küll, kuidas see kõik nagu seotud on ja nüüd üha enam nagu jõuab nagu saab selgemaks see pilt, et kuidas see lapsepõlv ja see eneseareng ja siis see persoonibränd nagu kuidagi omavahel nagu seovad. Jah, aga on mõned sellised küsimused, et mida võib-olla endalt tasuks küsida või mida teha, et sellest hirmust üle saada, et noh, üks, mida mina alati kasutan, ongi see, et mis on siis kõige hullem asi, mis juhtuda saab. Noh, näiteks kui ma sealt palgatöölt ära tulin ja mõtlesin, et võiks proovida ettevõtja rolli, et siis oli ka metsik hirm, meeletu hirm. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, aga mis see siis kõige hullem asi on, mis saab juhtuda? Okei, ma ei teeni nagu ühtegi eurot, võib-olla kaotan oma korteri, noh, ma siis elan mingi aeg vanemate juures, leian mingisuguse töö, on ju, et sa pead nagu leidma endale mingisuguse selle plaan B siis või mõtlema, et mis see kõige hullem asi siis on, mis juhtub, et tegelikult reeglina need asjad ei olegi üldse nii hullud, mis võivad juhtuda, et aga lihtsalt see hirm on nii suur. Ja, see mõttebarjäär jälle, et ma just lugesin ühe coach'i kirjutatud raamatut 7 mõttebarjääri kohta, et nii hästi välja toodud, et ma sain selle raamatu kunagi ammu, siis ma küll natuke lugesin seda, aga siis ei jõudnud mulle sellisena kohale ja nüüd, kui ma uuesti võtsin, siis ma saan aru, eriti hästi välja toodud kuidagi nagu, jah. Nii, tahtsid oli asi midagi öelda? Jaa, ma tahtsin öelda just sama asi, millest sa ennem korra rääkisid, et enamus nendest hirmudest meil ongi tõesti alateadlikud, et mingeid asju ei tee ja me proovime ennast õigustada mingite sündmustega, asjadega, mis toimuvad väljaspool, aga me reaalselt lükkame neid asju edasi, sellepärast et meil on mingi sisemine tõrge. Ebameeldiv tunne, mis hoiab meid tegelikult seda tegemast. Ja tegelikult persoonibränding on sellega hästi palju seotud, sest et see on mingis mõttes nagu lavale astumine, et alati mitte füüsilisele lavale, aga mingis mõttes olla nähtav. Ja siis sul tekibki nagu väga palju selliseid tõrkeid sellega, siis sa lükkad seda edasi, sa ei taha sellega võib-olla tegeleda, aga siis tasukski võib-olla enda jaoks läbi mõelda, et miks ma seda teen enda jaoks, et miks ma võtan endalt neid võimalusi ära, sest et see annab nii palju võimalusi sulle. Ja sa mainisid ka head kohta, kus mina hiljuti olengi taipamisi saanud, kus võib-olla ongi natukene kinnisem mõtteviis olnud ja kus mu elus on tegelikult palju võimalusi olnud, aga ma ei ole neid lihtsalt nagu märganud esiteks ja ka võtnud kinni nendest ja võib-olla julgust ka, no ma ei tea, kuigi julgust mul on, aga aga nagu jaa, võib-olla mingil eluperioodidel olin nagu veidi endasse. Jaa, võib-olla siis küsikski, et mis on teie 2023 plaanid see aasta? Kõige suurem plaan meil on raamat number 2 valmis saada, et sellega me siin usinasti juba eelmise aasta lõpus tegeleme ja see kindlasti saab siis nii-öelda kaante vahele. Kindlasti teeme palju koolitusi, kindlasti arendame ennast edasi, et nagu Liisa mainis, et me oleme ise ka sellised väga õpihimulised ja tahame ennast väga palju edasi arendada. Ja see on üks väga hea viis, kuidas oma hirmudest üle saada ja oma eesmärkega saavutada, teistele rääkida, et mida sa siis kavatsed ära teha. See on väga hästi töötanud meie esimese raamatuga ja nüüd on meil selle teise raamatu lõpetamine on hästi oluline koht, aga me mõlemad Eveliniga oleme sellised, et me ühe koha peal ei suuda püsida ja meil kogu aeg tulevad uued ideed ja projektid ja me oleme üksteisele väga headeks vastutuspartneriteks, et me kogu aeg tuletame üksteisele meelde, et see on väga head, et tulevad uued asjad ja uued projektid, aga võiks ka neid projekte, mis on hetkel laua peal, ka lõpuni viia ja siis hakata teiste asjadega tegeleda. Uus raamat, kas siis on uus veebiakadeemia ka nagu
silmapiiril? Silmapiiril uut veebiakadeemiat praegu ei ole, aga nagu Leesja ütles, et neid mõtteid meil praegu on hästi-hästi palju, et teeme praegu need asjad ära, mis me oleme siin välja hõiganud ja mis on üsna lõpusirgel juba, aga kindlasti midagi põnevat tuleb veel. Väga põnev, väga põnev. Ma vaatasin, et mul on tegelikult siin üks krutskiga küsimus, mille ma vist jätsin ennem vahele ka. Et kuna te olete nii eneseteadlikud enda brändidest, siis jagage võib-olla 3 asja, mida inimesed ei pruugi teie kohta väga teada. 3 asja, mida inimesed ei pruugi meie kohta teada. No ma arvan, neid võib olla ka 33 kindlasti. Aga Leesja äkki alustada. Aga noh, mingid jah, ei pea kõik. Issand, mis valdkonnast? Täiesti. No võtame siis täiesti võtame hobid lambi valdkondades. Noh, mina võin näiteks seda öelda, et ma arvan, et võib-olla isegi Leesja seda ei tea, aga minu päris esimene töökoht, kus ma olen nii-öelda alustanud kooli kõrvalt, oli turvamees. Wow. Turvamees. Kus kohas? Ma olin vanalinnas, oli üks niisugune tore väike majutusasutus ja ma olin selline öine turvamees, kes valmistas ka hommikul hommikusöögi. No kui me esimestest asjadest hakkasime rääkima, siis selline päris esimene, mitte väga ametlik töökoht oli siis, kui ma olin 4 või 5 aastat vana ja mu pere elas Rumeenias. Ja kuna ma olin selline hästi blond tüdruk sellel hetkel, siis kõik inimesed kõikides kauplustes kogu aeg andsid mulle komme. Ja ma komme ei armastanud ei siis ega praegu ja ma korjasin neid komme ja siis müüsin naabripoistele. Ja siis see oli minu esimene äriprojekt. Ärivaist oli kohe juba siis olemas. Mille eest ma sain vastu pead vanemate käest. Ja siis natukeseks ajaks see äri soov kadus ära, aga siis ma just hiljuti tegin meelerahukonverentsil ühte ettekannet seisundist ja seisundi ja teadlikust juhtimisest ja mul tuli meelde, et ma olen kunagi töötanud kasiinos personalijuhina ja üks minu esimesi koolitusi oli naeratamiskoolitus. Ma õpetasingi diileritel, kuidas naeratada ja see oli hästi põnev. Ma just mõtlesin, et peaks sellist koolitust äkki uuesti tegema. Jaa, see on väga äge. Siis võime tulla teise asja juurde, et kui me pidime 3 asja ütlema, et teine asi minul mõnikord see võib-olla on kasulik teistele ka, et kui on tõesti hästi raske päev, siis mis kõige parem asi, mis üldse aitab, on see, et kui sa paned endale pliiatsi selliselt suhu, sellepärast, et see on tõesti teaduslikult tõestatud ja ma olen kasutanud seda aastaid, et see annab sulle ajule signaali, et sa tegelikult naeratad, vaata, kui sa paned pliiatsi suhu, sa teistmoodi ei saa, kui sa oled selline. Ja siis mingi hetk sul tegelikult tuju lähebki väga palju paremaks, nii et see on võib-olla selline teine nipp, mida väga paljud ei tea, et mida ma mõnikord kasutan. Ja mul tuli sellega seoses meelde üks Ants Rootslane vist rääkis seda, et sülje mälumine suus leevendab stressi, et kui sa paned tähelepanu oma süljele nii-öelda, mis sul suus on, siis sul nagu närvisüsteemi ja tegelikult ärevus natuke taandub. Et see oli huvitav. Ja see on seesama naeratamise pastakas suus, see on üks kõige lihtsamaid viise, kuidas sa saad oma seisundit muuta väga kiiresti, sest see põhinebki sellele, et sa tood oma tähelepanu enda kehas ja mida sa kõigepealt pead tegema, hingama teistmoodi, rahulikumalt. Siis kui sul on pastakas suus, siis paratamatult hingad rahulikumalt. Aga huvitav asi, mida ma olen avastanud suvel peale seda, kui ma olen 2 nädalat Portugalis veetnud, õppides NLP-d ja seisundi teadlikku juhtimist ja muutmist, et väga hästi töötab näiteks batuudi peal hüppamine. Miks väikestele lastele väga meeldib batuudi peal hüppata, sest see kohe muudab sinu seisundid. Nüüd sügisel ma olen
läinud postitantsu tantsima, olen aastaid selle peale mõelnud, see on isegi minu bucket listis istunud, aga mingil põhjusel ei ole ma kunagi võtnud seda esimest sammu ja siis ei ole ennast kirja pannud, et võiks sinna minna, aga nüüd sügisel ma olen seda teinud ja see kindlasti jällegi teistpidi liikumine, tagurpidi rippumine aitab seal väga hästi kehasse tulla, oma pead mõtetest tühjaks saada ja teistmoodi asjadele vaadata. Jah, ja kolmanda asjana võimegi öelda, et nagu Olesia siin mainis ka, et meil mõlemal on tegelikult bucket listid, et niisugust bucket listi usku mina olen juba viimased, ma arvan, 5 aastat vist olnud ja ma arvan, et seda teemat nii-öelda rääkinud väga-väga paljudele, et väga paljud on siis enda bucket listi ka teinud ja miks ma seda soovitan teha. Minu süsteem on see, et ma panen kirja 100 asja, mida ma kindlasti elu jooksul tahan ära teha. Päris korralik ja mul endal on ka üks suur paber nagu bucket list, mul ei tule kohe 100. Ei, sul võib vähem ka olla, aga minu jaoks kuidagi see 100 töötab, et siis ma nagu mõtlen ikkagi väga-väga hästi läbi, mis ma tahan ära teha. Kõige parem on see, et mul on 108 tehtud juba, aga kui ma midagi ära teen, siis ma panen alati sinna asemele. Oota, 108? Ja 108 on mul selle 5 aasta jooksul ära tehtud, et seal muidugi on väga palju väikeseid asju, aga ka väga-väga palju suuri asju. Nii et selles mõttes ma räägin, et see on uskumatu teema, võib-olla ma kunagi kirjutan sellest raamatu, aga see on selline teema, et kui sa päriselt läbi mõtled, mida sa tahad, mida sa siis päriselt tahad, siis sa hakkad nendest võimalustest kinni haarama. Sest enne mul oli ka mõtteid, et võib-olla ma kunagi tahan seda teha, aga kui sul on see kirjas, sa tead kindlasti, et ma tahan seda ära teha ja see võimalus tekib, siis sa nagu šaakal haarad sellest kinni ja see tegelikult ikkagi annab su elule nii palju juurde. Väike šaakal siin. Aga mis see võis olla? Või paar tükki välja tuua, mis on sellised erist ekstreemsed või adventure? Ekstreemsed, mul on hästi palju reisidega seotud igasuguseid selliseid ägedaid sihtkohti, aga näiteks ma arvan, et väga paljudel inimestel on bucket listis see, et kirjutada kunagi raamat. Ja meie raamat sai ka sellepärast alguse, et mina näitasin oma bucket listi Olesiale, Olesia teadis, et mul on see raamatu kirjutamine ja siis ta väga nutikalt helistas mulle, et Evelin, kas sa tahad teha ühte oma bucket listi asja ära, et sul oli seal, et kirjuta raamat. Kirjutame siis või? Ja jällegi ka nende bucket listis olevate asjadega mina olen tähele pannud seda, et siis kui mina suure õhinega olen kirja pannud enda soovid, siis erinevalt Evelinist ma ei ole väga läbi mõelnud ega uurinud, et mis asju ma siis täpselt tahan ja miks ma neid tahan ja ma olen mitmeid kordi ja olen avastanud, kui ma olen mingit asja teinud, et see ei olnud päris see ikkagi, mida ma tahan. Ma olen mingeid asju ära jätnud, välja visanud oma bucket listis, mingeid asju uuesti sinna juurde lisanud, aga see on hästi põnev teema. Nüüd oma õpingutele tugenedes ma tean väga hästi, kuidas see töötab. Meie aju töötab niimoodi, et siis kui meil on mingi kindel asi ja ees ja kirja pandud asi on väga hea viis, kuidas enda jaoks mingid oma mõtted selgeks saada ja kristalliseerida, siis me hakkamegi väljaspoolt märkama neid erinevaid võimalusi, sest muidu meie ümber on liiga palju informatsiooni ja me ei võta seda infot vastu. Aga see on üks tõesti põnev viis, kuidas oma elu väga huvitavaks muuta. Küll, aga siis kui sul on lisaks sinule on ka sinu pere või siis kui sa seod näiteks oma bucket listis olevaid asju ka teiste inimestega, siis see võib osutuda keeruliseks, sest asjad, mis on sinu bucket listis, ei pruugi olla teistele inimestele sama huvitavad. Aga mina olen näiteks Sardiinias sõitnud tervet saart läbi, sellepärast et me ostsime roosasid flamingosid, sest ma tahtsin neid lähedal näha. See lähedal osutus siis 200 meetri kaugusel ja siis hiljem ma avastasin, et on olemas üks rand Aruba saarel, kus flamingod on siis täpselt nii lähedal
nagu ma tahtsin, et need oleks ja nüüd on mul uus asi selle, et täpsustusega, et kus täpselt need flamingod peaks olema. Ja ma olen oma bucket listi ka aja jooksul muutnud, aga pannud ka sinna täpsustusi, et kindlasti ta läheks nii, nagu sa tahad, et ta läheks, sest mõnikord vaata lähevad need asjad nii, et sul on küll see bucket listi asi, mis sul kirjas on, sai nagu teoks, aga see võib-olla läks teistmoodi, kui sa ise ette kujutasid. Ja nii on. Elu teeb omad trikid. Ja. No ma ei tea, teiega on nii äge ja lõbus vestelda, aga ma ei tea, mul on küsimused otsas, kui te ise tahate veel midagi meie armsatele kuulajatele siin pildis öelda, siis võite seda teha. Ma arvan, et mina võib-olla lõpetuseks ütleksingi seda, et mida iganes te teete, et kõige olulisem on see, et võtke aega ja mõelge välja, et mis see teie kirg ja miks on ja teine on see, et mõelge, et mida te päriselt tahate, et alustage kas või sellest bucket listist, see on ülihea ja lihtne harjutus ja sealt saate juba edasi mõelda laiemalt, et mis see päriselt siis on, et mida te tahate ja siis nendest võimalustest nagu see väike šaakal kinni võtta. Ja ega me keegi ei tea, kui pikalt meil on siin maa peale antud ja ei tasu neid unistusi edasi lükata. Igast päevast tasub maksimum võtta ja kui sa päeva lõpuks ei ole energiast pakatav, siis võib-olla on nüüd õige aeg midagi ette võtta, sest ei ole lõppkokkuvõttes oluline, et sa teeks teistele head ja teised sind imetleks või kiidaks heaks seda, mida sa teed, vaid kõige olulisem on see, mida sa teed, mida su süda tahab ja kindlasti, kui sa teed asju südamest, siis kõik muud asjad lähevad täpselt nii, nagu nad peavad minema või veel paremini. Ja ilusad sõnad siia lõppu. Ma väga loodan, et see jutuajamine inspireeris teid kõiki tegemaks enda unistusi täide, tegemaks oma bucket listi näiteks, vaadata oma miksile otsa, et ja ma väga tänan teid, Olesja ja Sau, et te tulite ja kui see saade teile meeldis, siis kindlasti jagage oma sõprade tuttavatega, et nemad saaksid ka osa sellest ja näeme varsti. Tšau! Tšau! Number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got tons of soul. I'm a true collectible. Famous, also famous. Number one.